Tere hommikust kõigile. Mina olen Andres Soomets, Privaatpanganduse juht. Tere tulemast siis meie sel aastal 4. ja viimasele veebiseminarile, kus fookuses on aktsiad, aga tegelikult väärtpaberiturud laiemalt ka. Vaatame täna aasta peale veidi tagasi, vaatame edasi ka, et aktsiaturgudel igavaid aegu pole olnud. Vaatamata sellele, et geopoliitilised pinged on jätkuvalt väga kõrged, makromajanduslik olukord võib-olla pole lihtne, turud teevad tippe, USA turud on olnud tugevad, kuld teeb rekordeid, nii et elame selles mõttes huvitaval ajal, kus ühtpidi võiks kõik ju olla teistmoodi, et väärtpaberite hinnatasemed on kõrged. Määramatust on väga palju, aga turud on olnud tugevad. Täna Tarmo siis räägib võib-olla sellist rohkem suuremat pilti meil väärtpaberiturgudest, vaatab tagasi ja siis Ott räägib ka parimatest ideedest. Täna vist küll Ott räägib ise, aga peamiselt Põhjamaast, kuigi tema vaatab ka Baltikumini, et selles osas tasub küsida küsimusi ikkagi. Nii et turgudega nii on, et tundub, et võib-olla mingi hetk on natukene vähem vaja sellist selgitamist ja mõtestamist, aga tegelikult neid aegu me oleme nüüd siin pikalt oodanud, et küllap tehisintellekti mõju on olnud suur. Geopoliitika investor, ühtpidi tahaks öelda, et saaks sellest mööda vaadata, aga tegelikult ei saa, et täna peab investor ka sellega arvestama ja siin on mõtestamine väga-väga keeruline. Nii et üsna suured muutused turgudel, meie enda turg, Tallinna börs on olnud ka see aasta täitsa kena tootlusega, küll viimane kvartal juba nõrgem. Nii et sellised ajad. Täna siis plaanis Tarmo räägib esimese poole ja siis räägib Ott. Enne seda võib-olla kes teist on valmis, et natukene sellist dialoogi ka siin hoida, siis küsime teilt, et kellel on võimalik, siin on QR-kood, mis viib Sliidosse ja see küsimus, mis te sealt leiate, esimene küsimus on, et mida teie arvate, mis pakub parimat tootlust järgmised 12 kuud, vaatame siit aasta aega ette, mitte et oleks lihtsam vaadata 3 kuud ette või 6 kuud ette, aga küsimus siis 12 kuud ette vaadates, kas parimat tootlust võiks pakkuda Tallinna börs, Euroopa aktsiad, USA aktsiad, Aasia aktsiad või hoopis kuld. Kullast täna ma usun, Tarmo siin räägib ka, aga me teame, et kuld on olnud väga-väga tugev, nii et paljudel investoritel seal fookuses ka ja intressmäärade langedes, geopoliitilise määramatuse kasvades kullalt võib-olla sellist tugevat tootlust on mõnda aega oodatud, aga see, mis viimased paar aastat on toimunud, on olnud erakordne. Nii et kui te seda QR-koodi siin kasutate, siis saame võib-olla, palju meid siin täna on, 177 inimest on meil peal. Näha, mida meie kõik koos vähemalt arvame, milline see ühine nägemus on. Ja siis ka teine küsimus, kes siit Sliidosse jõuab, see sama QR-kood, mida ma siin näitan, see nüüd ei muutunud. Aga teine küsimus siis sektorite kohta, kus teie näete kõige rohkem võimalusi järgmise 12 kuu jooksul, kas on finantsteenused, ennekõike pangandusega finantsteenused või hoopis kinnisvara, tehnoloogia, energia või tervishoiusektor. Neist kõigist sektoritest täna Tarmo ka räägib ja vaatame tagasi ja siis mõtleme, kus me täna hinnastamise mõttes oleme, mis need tulevikuvõimalused on. Aga siis 2 küsimust teile. Kõigepealt regiooniti tootluste mõttes. USA peale, kui me täna mõtleme hästi palju ka tehnoloogia peale, AI peale muidugi. Ja siis Euroopa, Hiina ja Aasia laiemalt ja siis me enda Tallinna börs sinna kõrvale, küll mitte päris regioon, aga sellegi poolest hea on küsida, mis on meelestatus kohaliku turu osas, mis täna võib-olla on natukene varju jäänud, kui me mõtleme siin mõned aastad tagasi, kus kohalik turg oli see, millest iga investor rääkis, täna me oleme sellest liikunud veidi kaugemale ja teinekord see tähendab ka muidugi seda, et tekib häid võimalusi.
Nüüd enne, kui me neid vaatame, mis teie arvate ja Tarmo räägib, mis tema nägemus on, siis hea võimalus mul siin üles kutsuda teid ka peatselt meil tulemas üritusele. Siis iga aasta, nagu ma usun, osad teist teab, et me koguneme päris suures seltskonnas eelmine aasta. Peaaegu 500 inimest Hiltoni hotellis, kus me räägime investeerimisest, geopoliitikast, majandusest, ettevõtlusest. Täna meil on kuupäev paigas ja see kutse tuleb, ma usun ka siin oktoobrikuu jooksul. Meil on mõned esinejad paigas. Tarmo nagu ikka räägib investeerimisest see aasta veidi teises võtmes. Helga Kalm räägib geopoliitikast, esines meil ka Tartus foorumil. Martin Villig räägib Bolti lugu ja filantrópiast. Ja siis Kaspar Oja majandusest Eestis ja Euroopas. Meil on ettevõtjate paneel, kus on meie pangajuht Olavi ja Sirli Männiksaar Ericssonist ja veel teisi esinejaid. Ja päeval lõpetab siis Henrik Toompere juunior. Nii et selline väike preview. Saate selle kuupäeva endale ära märkida. Alustame seal umbes 9:30 paiku, lõpetame 2-3 vahel. Et selline mitte päris täispikk päev, aga ikkagi üksjagu aega, kellel on võimalik, saab kalendri endal tühjaks teha ja kutset ootama jääda. Nii et selline üleskutse. Ja siis foorumil lisaks sellele, mis ka siin varasemad aastad ja selline kokkusaamine, see on see kuupäev, kus me avalikustame oma finantsturgude väljavaate. Eelmine aasta tegime seda esimest korda Tarmo Tanilase eestvedamisel, siis nii, et see aasta siis on oodata ka seda finantsturgude väljavaadet ja meie nägemust, mis toob järgmine aasta. Päev enne, ilmselt me selle avalikustame ja siis foorumil Tarmo räägib täpsemalt, aga selline päris põhjalik ja detailne ülevaade on tulemas siis 20. novembril. Korralduslikust poolest võib-olla ka mõne sõnaga, et küsimused nagu ka eelmistel kordadel saab panna chati, saab lõpus küsida. Küsimus jääb vastamata, siis saab läbi halduri alati küsida. Kui teil on tagasisidet, siis saate selle ka panna meile chati või läbi halduri meile teada anda, midagi teistmoodi teha või millelegi pikemalt keskenduda. Slaidid paneme chati ja siis kellel on huvi, siis Oti ja tänast esinejat Tarmoga saab kohtuda ka, samamoodi saab halduriga ühendust võtta. Aga vaatame korra, enne kui ma nüüd siin sõna edasi annan, kus me Sliidoga jõudsime. Paneme siia, ma loodan, seda on ilusti näha ka. Ja vaatame, mis need vastused tulid. Tegelikult vaataks regiooni kõigepealt 76% USA aktsiad, nii et päris tugevalt ja vastajaid küll ei ole väga palju, aga ma näen, et kulda ei paku keegi. Eks kuld on olnud ka tugev ja võib-olla siit edasi kulla ralli eeldab ka päris võib-olla majanduses või maailmas laiemalt suuri muutusi ja keerulisi aegu. Aga päris üllatav USA aktsiate osakaal kasvab. Näeme järgmisel pildil, kas see on seotud ka tehnoloogiasektoriga. Ei ole. Või mingil määral neljandik siis teist näeb, et just tehnoloogiasektor on see, mis võiks olla opa. Ahah, no võt, nüüd hakkas numbrid muutuma ka. Aga ikkagi tervishoid päris tugev, üllatavalt tugev. Ma tean, Tarmo sellest ka räägib ja meil siin ka oma nägemus on. Aga jätkuvalt tehnoloogia ja finants ka tugevad. Aga siinkohal ma võib-olla nüüd lõpetan sõna edasi Tarmole ja Tarmo siis saab nende mõtete pinnalt ja siin ka teie võib-olla hääle pinnalt on hea üle võtta, Tarmo, et oli siin midagi üllatavalt ka sellest, mida sa nägid? Nii, Tarmo, oled sa meiega? Ja, siin uus maja, uus tehnika, ma loodan, et mind on kuulda ja näha nüüd. On kuulda. Väga kera. Ja, väga põnev oli. Mul ka, kuigi vastajad oli natukene vähem, et võib-olla need tuleb veel, aga just see, mis me nüüd küsisime, et kus siis nagu seda suuremat tootlust oodatakse järgmine aasta ja kuna tõesti ma nendel päevadel siis seda materjali ka kokku panen foorumiks, siis eks mulle ka natuke nagu mõtted ja aga mis siis meie arvame, siis te saate hiljem natuke nagu kuulata. Aga hakkame siis pihta, et viimasest kvartalist eeskätt nagu räägin ja siis natukene ka võib-olla 4. kvartali prognoose. Sellel aastal on väga palju tollidest räägitud finantsturgudel ja kui nüüd vaadata võib-olla viimase
ütleme, paari nädala arenguid, siis õnneks nendest enam väga palju ei räägita. Pigem on see jäänud nii-öelda läbirääkimiste tasandile, et noh, ütleme teatud riigid, kellel on siis väga kõrged tollimäärad, noh, need siis üritavad minna Washingtoni põhimõtteliselt Trumpiga otse nagu rääkima, eeskätt võib-olla siin India ja mõned riigid veel. Siis loomulikult noh, tehisintellekti buum on ikkagi selgelt näha, et võib-olla veel täna vähem ärilistes otsustes, aga noh, täna hommikul alles vaatasin, et JP Morgani juht ütles, et noh, nemad on siis täna nagu tehisintellekti investeerinud $2 miljardit ja et need investeeringud on juba ennast nagu ära tasunud, et noh, just nagu, et kulusid on saadud nagu koomale tõmmata ja sellist väga palju bürokraatlikku tegevust on vähemaks see AI võtnud ja noh, see on nagu Ameerikas, et kui me mõtleme Euroopa peale, noh, siin on pigem seda bürokraatiat nagu veel rohkem, aga noh, ütleme tõesti, erinevad siis, ütleme isegi mitte võib-olla need kõige suuremad tehnoloogiaettevõtted, aga pigem sellised väiksemad, noh, natuke mind kohati hakkab juba hirmutavad, noh, me teeme paralleelselt ka investeerimisjuttude podcast'e ja noh, seal meil endal ka virtuaalportfelid ja mingid asjad on siin kuuga 2 korda tõusnud. Et noh, seal on, noh, ütleme sellist õhku ka nagu ikkagi päris palju sees. Siis tõesti väärismetallidest ma hiljem natuke nagu räägin, et kõigil on keelele meelel kuld, aga noh, võib-olla on vähem märgatud, et noh, hõbeda hind on ju tegelikult sellel aastal veel rohkem tõusnud kui kuld. Siis, keda mulle alati meeldib noh, jälgida ja kes on minu enda ka üks investeerimise eeskuju on ikkagi Warren Buffett, kes siis selle aasta lõpus, ütleme siis firma juhtimise tiitli küll nüüd üle annab, aga jääb firmaga seotuks, siis noh, tema siis ajal, kui kõik siin ostavad buumivaid aktsiaid, siis pigem vähendab veel nagu aktsiate osakaalu ja on siis portfellis raha osakaalu nagu suurendada, et see nagu minu jaoks kerge ohumärk on. Siis, mis on olulisemad sündmused, noh, kaua oodatud, eriti Ameerikas intresside alandamine. Noh, Ameerika president Trump on seda nõudnud ja soovinud juba, noh, ma arvan juba aasta aega. Aga erinevatel põhjustel pole seda juhtunud, aga nüüd viimased korrad siis jah, võib-olla isegi natuke nagu üllatavalt, aga intresse 0,25% allapoole toodi. Küsimus on pigem selles, et mis hakkab nüüd saama lähikuudel ja noh, turud noh, tegelikult loodavad ja noh, näha siis sellist trendi jätkumist, et intressid tuleksid veel allapoole ja kohati isegi võib-olla natukene koomiline jälgida neid turu ootusi, et investorid rõõmustavad, kui makronumbrid, no eeskätt tööturunumbrid nõrgemad tulevad, et see siis lisab tõenäoliselt, et intressid nagu allapoole tuuakse. Noh, vaatame, aga noh, loodetakse, et tuuakse paar korda sellel aastal veel allapoole, lihtsalt võib-olla, mis selle asja koomiliseks teeb, et noh, kas nagu otseselt vaja on, et Ameerikas majandus läheb nagu hästi endiselt, noh, aktsiaturud on kõigi aegade tipus, kuld on kõigi aegade tipus, Bitcoin on kõigi aegade tipus ja siis sa paned põhimõtteliselt nagu kütust veel nagu juurde, et see tekitab küsimärke. Et noh, samas teisipidi jällegi, noh, mõned sektorid on siin surve all olnud, et võib-olla isegi ka kinnisvara Ameerikas, et siin kinnisvarasse vakantsuse määrad on nagu tõusma hakanud, intressimäärad on tükk aega nagu erinevalt Euroopast kõrged olnud, et võib-olla tõesti peaks nagu alandama, aga jah, nagu ma ütlesin, see tuleb nagu ajal, kui aktsiaturud teevad nagu kõigi aegade tippe ja see siis võib-olla on selline natuke küsimärk. Siis noh, Trump, kes loomulikult noh, tahab saada Nobeli rahupreemiat, ta on sellel aastal päris palju selleks teinud, et näis, kas talle see siis antakse ka või mitte, aga ta on ju kohtunud siin maailma liidritega, küll Putiniga, küll ütleme Lääne-Euroopa ja ütleme teiste riikide liidritega. Eesmärk on ka olnud Ukraina sõda lõpetada, aga noh, ei saa ju vägisi Venemaad sundida, kui ta ei taha seda teha ja noh, ütleme, ta ei ole saanud siis sellist läbimurret, nagu ta on lootnud, et noh, ma ei hakka isegi sinna minema, et ta lubas 24 tunniga see sõja nagu ära lõpetada. Noh, meil on vasti nagu aasta täis, et noh, see on nagu muutunud keerulisemaks, kui ta võib-olla alguses arvas. Noh, meie jaoks on muidugi hea, et ta tundub pooli nagu vahetanud rohkem Ukrainat Euroopa-meelset noh, ütleme nägemust nagu toetama hakanud ja üritab siis nagu majanduslikult enam suruda ja mis ma töötab nagu ka paremini. Siis noh, meedias on räägitud Leedu pensionireformist, et noh, teatavasti siis uue aasta algusest Leedus ka see teine sammas muutub selles mõttes nagu vabatahtlikuks, et kes tahab, võib sealt nagu raha välja võtta
küll ütleme siis nagu oma sissemakstud summa, aga no mis see siis tähendab, ma räägin hiljem võib-olla siin slaidide lõpupoole. Aga noh, vähem on võib-olla kajastatud Hollandit, et Hollandis see reform käib edasi kenasti, inimesed on harjunud koguma, aga selles mõttes nagu muudetakse, et kuna inimesed nagu elavad järjest kauem ja ka ütleme noorematel on võib-olla siis portides natuke liiga palju võlakirju, et siis tehakse ka sellised elutsükle fonde rohkem, mis tähendab siis seda, et aktsiad võetakse juurde rohkem erinevad siis noh, praegusest ja mis siis võiks tähendada nagu seda, et kui see nüüd noh, läbi läheb, siis hakatakse võlakirjade osakaalu portides vähendama ja Hollandis on väga suured summad pensionifondides, et noh, see võib siis nagu hindasid allapoole tuua Euroopa võlakirjade poole peal ja tootlused nagu ülespoole nagu suruda. Siis noh, palju on sellest positiivsusest nagu räägitud ja minu käest ka väga palju küsitakse, et noh, mis on siis nagu riskikohad, et noh, üks on loomulikult seesama tehisintellekt ja inimesed on nagu noh, liiga võib-olla joviaalses meeleolus kohati juba. Mina ise rohkem jälgin lisaks ütleme inimeste käitumisele, no mis siis nagu ka võlakirjade tootlused teevad, noh, seal on nagu suurem raha, kes otsuseid teeb ja noh, seal on võib-olla võtmesõna, mis nagu Prantsusmaal toimub, et riik, kus siis noh, inimesed nädalas töötavad 35 tundi ja tahavad 62-aastaselt pensionini saada ja noh, samal ajal tööd ei viitsi teha ja noh, ütleme siis 2 aasta jooksul tuleb 6 peaminister. See on selline ohukoht, kuidas nad oma võlakoormusega hakkama saavad ja noh, kui me siin 10 aastat tagasi läksime koos Kreekat päästma, siis noh, Prantsusmaa päästmine on oluliselt keerulisem, et mahud on teises suurusjärgus. Et see on nagu potentsiaalne ohukoht, mida peab jälgima. Noh, täna turul ei ole veel sellist pinget näha, mida me peaks nagu kartma. Ja noh, mis siis nagu lähitulevikus võiks nagu saama hakata, et kõige olulisemad asjad noh, nüüd juba järgmine nädal, aga siis tulemuste hooaeg, et kolmanda kvartali tulemused tulevad. No seal on 2 asja, mis on huvitav jälgida. Üks on see, et kui palju siis Trumpi tollid on mõjutanud ja kui ütleme viimane kord juba iga finantsjuht siis tulemuste esitlemisel mainis AI-d, siis no ütleme rekordid olid see 50 korda presentatsiooni käigus, siis ma arvan, seekord need numbrid võivad nagu veel kõrgemad olla, et kui sa seda ei maini, siis investorid sinu ettevõtte aktsia vastu nagu ei tunne. Ja siis tööturg, et noh, see on selline kõige kriitilisem asi, et noh, me oleme siin erinevaid prognoose ka teinud, et eelmine aasta ka rääkisime, et ajaloost on pigem nii olnud, et kui USA hakkab intresse alandama, siis turgudel on kehvemini hakkavad minema, aga see on olnud juhtudel, kui siis intresside alandamise käigus on tulnud ka majanduslangus, et noh, nüüd sõltub sellest, et kuidas seekord läheb ja noh, siiamaani tööturg on veel päris nagu tugev, aga me näeme, ütleme eeskätt riigisektoris koondamisi, aga ka erasektoris, et tööpuudus on natuke kasvama hakanud. Ja siis viimane punkt, et noh, lisaks sellele, et noh, teil on nagu siin erinevad pangatooted, noh, osadel, ma arvan, päris paljudel on ka oma portfellid, et ma ju ei tea, mis teil seal portfellis kõik on, et aga ärge nagu ahneks muutuge, et kui on väga palju sinna tehnoloogia poole peale, et siis mul võib olla nagu päris hea hetk täna natuke nagu kasumit võtta. Aga räägime siis numbritest ka, et kui siin küsisime, et mida te nagu usute, mis järgmise 12 kuu jooksul võiks juhtuda, et siin on numbrid, mis on juhtunud viimase 12 kuu jooksul ja noh, see pole ilmselt üllatus, et kuld on nii palju tõusnud, noh, siin kullanumbrid on eurodes mõõdetuna ja need on nüüd septembri lõpu seisuga, et noh, kui me paneksime selle dollarites mõõdetuna ja põhimõtteliselt siin oktoobri esimese päeva numbrid paneks ka juurde, et noh, siis need tootlused oleks üle 40%, läheneb see 45%, no mis näitab siis seda ka, et kui palju on dollari kurss kukkunud sellel aastal ja noh, kui nüüd vaadata, no USA osas oodati nagu noh, väga suurt kasvu. See on, ma arvan, väga palju sõltub, inimesed võib-olla kõik ei mõelnud ka, et kui küsimust vastasid, et noh, mis valuutas me seda kasvu nagu mõõdame, et sellel aastal ka, ega dollarites pole ju kehva, et ta on ka sinna 15% kanti aastaga nagu tõusnud. Probleem on lihtsalt selles, et samas suurusjärgus on dollar kukkunud ja pigem on prognoos siin lähema paari aasta jooksul, et dollar nõrgeneb nagu edasi. Ja siis, kui me paneme ennast olukorda, et kui dollar tõenäoliselt nagu nõrgeneb edasi ja kui kõrged need aktsiate hinnad juba on, kui palju siis kasumid peaks kasvama, noh, minu isiklikult on natuke raske näha USA turu sellist tõusu, aga noh, ütleme siis aeg nagu näitab, aga nendest potentsiaalsetest ohumärkidest ma natuke hiljem nagu räägin. Andres mainis ka, et Tallinna börs on päris hästi teinud, aga viimase kvartaliga on siis ots on kergelt nagu allapoole
Noh, erinevad põhjused, aga ma arvan, peamine põhjus on see, et kui ikkagi 3 Vene lennukit siin Eesti piirist nagu üle lendasid, siis välisinvestorid, neid meil veel väga palju ei ole, on ju, aga osad ilmselt kohkusid ka ära ja noh, on siis nagu müünud nagu aktsiad nagu edasi, et noh, iseenesest Foorumi üritusel inimesed räägivad siis ka makropoole pealt kindlasti Eesti tulemustest ja makropoole pealt, aga nii palju, kui ma ise nagu ka jälgin töö kõrvalt, siis ma ütleks ikkagi, et meeleolud on kergelt paranemas, et väga palju sellest tarbija usaldust hakkab tõusma, enda olenema. Ja Eesti puhul on võib-olla nagu hea see, et õnneks ootused on nagu suhteliselt madalad. Aga noh, viimased 12 kuud ka, siis noh, tegelikult USA-st räägitakse hästi palju, aga kui me mõõdame nagu eurodes, siis noh, Tallinna börs on oluliselt parem olnud, et samamoodi on Euroopa börsid. Ja kes on siis kukkunud päris palju või mis, et noh, ütleme nafta hind, noh, see meile sobib, et ühelt poolt ta nüüd aitab inflatsiooni nagu allapoole tuua ja teiselt poolt siis suurestab Venemaad rohkem, et igati hästi on sellega. Siis siin on siis nüüd numbrid kolmas kvartal, et kui me nüüd need erinevad vaatame, siis 5 aastat, et 5 aastat kohati tundub nagu päris pikk aeg, aga noh, selle jooksul sündmusi muidugi jagu. Noh, Eesti jah, kahjuks siin ütleme siis viimases kvartalis eristub negatiivse poole pealt, et 7% langus, noh, Saksamaa ka kerge miinus, aga kes on siis nagu, ütleme, kus meelelud on nagu parem, nagu on kindlasti nagu Hiina. Ühelt poolt siis Hiina valitsus on päris palju nagu stiimulit nagu lisanud ja teiselt poolt noh, me näeme võib-olla poliitiliselt ka natukene, et ka siseriiklikult on siin regulatsioone vähemaks tõmmatud, noh, kas või nagu Alibaba puhul, et endine juht on siis nagu tööle ennistatud, väga palju on siis tehisinternetti hakatud nagu investeerima ja noh, sisuliselt Hiina on ka ainuke tõsine konkurent Ameerika tehisinterneti-firmadele. Ja noh, Jaapan siis ka tegelikult on ka päris positiivne, nüüd oktoobri alguses tulid ka uudised, et Jaapan on saamas endale siis see naisterahvast uut peaministrit, kes on ka siis sellise rahapoliitika toetaja, kus on nagu leebem see rahapoliitika ja noh, see on siis noh, Jaapani aktsiaturgu ka noh, siin positiivselt nagu toetama hakanud ja ma ennem rääkisin, et Pahvetil nagu USA-st väga midagi osta ei ole, siis ta viimased ostud ongi suuremad teinud pigem siis nagu Jaapani poole pealt. Ja noh, kui siis nagu riike vaadata, siis noh, USA-st tõesti palju räägitakse ja viimase 5 aastaga eurodelt mõõdetuna ka natuke rohkem kui 2-kordistunud on see turg, aga noh, meediast kindlasti nii palju ei jälgita ju Hispaania või Itaalia turge ja noh, need on siis viimase 5 aastaga noh, oluliselt paremini nagu teinud. Ja kes on siis nagu kehvemad, noh, Hiina pikalt miinuses, Soome siin miinuses, aga noh, Soome auks tuleb öelda, et ta nüüd sellel aastal ja on siis noh, ütleme otsa nagu ülespoole tõstnud, et mille üle on nagu hea meel. Siis sektori kohta ka küsisime, et noh, ütleme siis finantsteenustest hästi palju, et noh, Euroopa pangad on väga-väga tugevad olnud Foorumil, ma räägin teile sellest nagu pikemalt ja ütleme eriti siis viimase 5 aasta jooksul põhimõtteliselt on noh, 400% 5 korda on kogu siis Euroopa pangandust nagu tõusnud, et noh, need on väga võimsad numbrid ja kus me oleme võib-olla pettunud, on natuke siis nagu kinnisvara pool, et ei ole sellist tootust tulnud, nagu me lootsime, et X tuleb nagu allapoole, aga noh, kinnisvara hinnad ei ole ülespoole nagu liikunud ja noh, meil on ka siis võtmeküsimused, mis me nagu portfellis teeme sellega. Siis USA poole pealt, noh, viimane sektor kõik ilusti kenasti plussis, aga noh, ütleme siis rohkem kindlasti ütleme siis tehnoloogia, noh, kommunikatsioonis on ka suured tehnoloogiafirmad nagu sees ja no, ütleme siis viimase 5 aastaga ka noh, numbrid on väga-väga võimsad. Siis noh, intressidest natukene, et kui nüüd vaadata, kus nad nagu on, et siis kuna USA on nüüd intressi alandama hakanud erinevalt nagu Euroopast, siis nii 2-aastaste võlakirjade kui ka 10-aastaste võlakirjade intressitasemed on nagu allapoole tulnud, noh, Trump tahaks siin põhimõtteliselt järgmise, ma arvan, aasta jooksul need 2 korda nagu allapoole tuua, noh, see tundub nagu liiga utoopiline tase, aga noh, ma arvan, siit 1%-1,5% nagu alla on täiesti nagu reaalne. Et võib-olla natuke üllatav on see, et Euroopas enam need intressimäärad nagu ei ole allapoole väga tulnud, et ja ütleme kaua oodatud, et Euribor tuleks alla 2%, noh, seda me ka veel ei ole näinud. Aga ma arvan, see peamine põhjus ongi siin olnud see, et seesama Prantsusmaa, et noh, potentsiaalne selline ohukoht, mis siis kogu seda regiooni negatiivselt siin survestab.
ja noh, kui siis natukene sellised riskantsemad võlakirju nagu vaadata, et noh, ütleme see kõige alumine on siin Euroopa Hild, korra siin jah, ütleme augusti lõpp, septembri alguses jõnksatas tootlus päris kiiresti nagu üles, siis tuli jälle nagu tagasi. Ma ütleks, et vist mainisin teile eelmine kord ka, et vähemalt minu jaoks see riskitulu suhe täna ei ole nagu huvitav sellist tasemelt, et noh, pigem ostaks siis nagu mingit corporate ettevõtete võlakirju. Aga mis on võib-olla nagu huvitavad, on nagu arenenud turgude võlakirjad, kus ütleme siis dollari nõrgemine ka toetab ja USA hind on seal piiri peal, kus võiks nagu vaatama hakata. Siis need on siis nagu prognoosid, et mis siis saama võiks hakata. Noh, ma mainisin, et kuuega Euribor pole veel alla 2% tulnud, aga kui siit natuke ettepoole piiluda sinna järgmise aasta jaanipäeva, siis noh, tõenäoliselt me ikkagi näeme tasemed seal 1,8, 1,9 juures ja no USA puhul, noh, mis ma siis ka mainisin, et noh, see on siis nagu tänane turuprognoos, aga noh, väga palju hakkab nagu sõltuma, et kes siis on järgmine Ameerika Keskpanga president maikuu sees ja kas ta siis hakkab Trumpi poliitikat ellu viima või mitte, et kui hakkab, siis määrad tulevad kindlasti kiiremini allapoole ja noh, seda turg täna veel sisse ei arvesta. Siis kuhu nagu raha investeerida, see on nagu põhiline, et Ott hakkab rääkima nagu erinevatest üksikutest ideedest kohe, aga ma näitan teile korra siis seda volatiilsust, turu volatiilsusindeksit, mida me ka nagu jälgime, et no miks me siis aprillikuus olime positiivsemad, no et oleks nagu hea osta ja paljud teie seast sellega tegid ja kiidangi kõiki, kes seda tegid ja julgesid teha. Siis noh, volatiilsus läks tõesti nagu väga-väga kõrgele, et noh, ta oli siin ajalooliste tippude lähedal oli ja hirm ja teadmatus oli väga suur. Noh, meil on siin pool aastat mööda läinud ja sisuliselt me oleme nagu selliste madaltasemete juures nagu tagasi. Noh, teisipidi see näitab ka siis seda, et hirmu täna turul ei ole ja kui hirmu nagu üldse ei ole, no siis on ka keerulisem leida võib-olla sellist väga häid ostukohti. Siis noh, see nüüd on juulikuus, sest kui meil viimane fookuses aktsiad olid, et noh, siis ma ka olin, ma arvan, keskmiselt rohkem mures, et selline ahnus oli nagu päris suur. Noh, täna, kui nüüd vaadata kogu turgu, siis noh, ahnus on justkui nagu vähemaks tulnud, aga see on võib-olla natuke nagu petlik, et noh, siin on mõned sektorid, kus on siis negatiivsed, noh, nagu sama kinnisvara ja kohati ka mingid tööstusasjad, et võib-olla natuke liiga negatiivsed, aga siis teise skaala poolel on siis seesama tehisintellekt, eriti ütleme, mis on seotud noh, ütleme andmekeskuste rajamisega, erinevad energialahendused sinna juurde, et noh, seal, kui me seda skaalat mõõdaks noh, ainult selles väikses sektoris, siis ma arvan, see tase oleks seal 95 juures, et seal on nagu paduoptimism, et mis mind natukene teeb ettevaatlikuks just selle üksiku sektori osas. Ja teine pool on siis see, et mida on siis sisering teinud, et noh, vasakpoolne joonis on siis USA, sinised tulbad on nii-öelda nagu müügid ja oranžid on siis ostud. Noh, te näete, et kõikide kuude lõikes sisering müüb rohkem ja samasugune tabel on siis ka nagu Saksamaa kohta, et noh, kellel aktsiad rohkem on, noh, need on nagu need müümas ja noh, see ka võib-olla kõige parem nagu signaal ei ole. Siis noh, USA kohta siin oli küsimus, et kõik on nii positiivsed. Mina olen väga ettevaatlik, et just kui ma jätan nagu emotsioonid kõrvale, vaatan nagu numbreid, et noh, Silleri PE on siis selline suhtarv, mis mõõdab nagu aktsiate ütleme siis hindade ja ütleme siis viimase 10 aasta inflatsiooniga kohandatud keskmist kasumit ja see tase on täna ajaloos ütleme nagu kalliduselt teine, et noh, ainult viimane oli siis natuke kõrgem oli 2000, kui meil oli siis internetifirmade nagu mull ja siin on nagu kogu USA börsi ajalugu, et noh, te näete, et siin no ütleme vahetult enne suurt finantskriisi ka seal 29. aastal need läksid väga kõrgele tasemele. Ja see nüüd ei tähenda, et homme peaks nüüd kohe kõik ära müüma, aga noh, meie siin, kui me portfelli juhime, kindlasti nagu jälgima peame, et nii-öelda hinnatasemed on kõrged. Ja teine pool, mis teeb ettevaatlikuks natukene, on siis need dividendimäärad, et noh, see on ka ajalooliselt kõige madalad tasemed, noh, see on 2000-te lähedal ja noh, see kaks asja, et noh, ütleme siis aktsiate hinnad on nii palju nagu ülespoole läinud, pluss ütleme SB500 koosseisus on rohkem kasvuaktsiaid, mis maksavadki vähem dividende ja noh, see ka ajalooliselt noh, ei ole just nagu väärtusinvestorile nagu parimat ostukohta nagu signaliseerinud.
kolmas, no mis ka siis seda kinnitab, et noh, kes seda kõike kindlasti jälgib, on sama Warren Buffett. Siin on siis toodud tema portfellist viimase 30 aasta jooksul, et kui palju tal on raha osakaal nagu olnud. Noh, 2000 aasta kandis tal oli ka, korra oli raha hulk väga kõrge, siis kui tuli kriis, siis see langes, hakkas ostma. Täna on ka viimast aastat, ütleme siin tippude nagu lähedal, jällegi teeb mind ettevaatlikuks. Siis kui vaadata, kuhu suuremad investorid on siis raha paigutanud, mis on võib-olla viimased arengud, siis pangad käisid siit läbi, tehnoloogia, telekomist võib-olla vähem räägitud, et seda me eelmine aasta ka soovitasime, ja arenevad turud, et dollari nõrkus on siis nendele nagu hea olnud ja Hiina selline taassünd ja pluss ütleme siis farmaatsia. Meie ka ostsime teeportidele, paljudele ostsime hiljuti farmaatsiat, kui hinnatasemed olid väga-väga madalad ajaloolises kontekstis ja mida siis vihatakse, neid samusid kinnisvarasid, Inglismaa aktsiad ei meeldi investoritele, dollar ei meeldi ja energiafirmad ei meeldi, et teisipidi võiks siis nagu mõelda, et siin võiks nagu potentsiaalne väärtus sees nagu olla, kui teisipidi nagu turule vastu minna. Ja siis, mis need siis nagu sellised kõige populaarsed tehingud on olnud, et ütleme viimase 3 kvartali lõikes, et endiselt need suured tehnoloogiafirmad, siis kuld loomulikult dollari languse peale panustatakse, võib-olla isegi natuke üllatav, et krüptoasjad on suhteliselt isegi tagasihoidlikud olnud ja ütleme, teised on siis nagu ka vähem sellised populaarsed olnud. Aga mis on siis nagu minu hinnangul, ütleme siis nagu väärtusinvestoritel need kohad, et kus siis nagu täna väärtust rohkem on kindlasti sama Norra, kus ka toetab see väga nõrk Norra kroon, siis hinnatasemed on ajalooliselt olnud nõrgad nii enda turu vastu kui konkurentide vastu ja dividendimäär, keskmisena turu dividendimäär on üle 5%, et väga palju selliseid positiivseid argumente koos, lihtsalt ka nafta hind on täna nagu hästi all, ütleme, mis lühiajaliselt Norrat nagu survestab, aga kui nafta hind peaks tõusma hakkama, siis ka tagant nagu kasvab. Ja teine on Leedu, et kui järgmine, ütleme, jaanuarist tõesti edukad võivad siis oma teisest sambast nagu raha välja võtta, kui me võiksime võtta ka sotsiaalmaksu välja, siis edukatel nii hästi ei ole, aga kuna Leedu on nagu nii palju suurem, siis ikkagi hinnanguliselt 30–120 miljonit võib seal nagu raha välja tulla, kindlasti päris palju läheb nagu tarbimisse, kindlasti kui nagu leedukatega rääkida, nad vaatavad pigem rohkem oma naaberturgude poole, et eeskätt nagu Saksamaa, aga ka USA aktsiad ostetakse, aga midagi jääb kindlasti üle, et ja ütleme, Balti turud on nagu väikesed ja ütleme siis hinnatasemete poolest ka, ütleme, Leedu ei ole kallis, lihtsalt võib-olla erivad Norrast, ütleme, valikuid on lihtsalt vähem, et suuri ettevõtteid on vähe, et see on võib-olla probleem, aga kui siis, ütleme, see raha hulk hakkab tulema, võib-olla osa tuleb siis ka nagu Tallinna börsile ja hakkab, ma arvan, rohkem kontsentreerima siis Leedu suurematele ettevõtetele. Ja mis ma siis lõpetuseks tahaks öelda, et USA väärtusinvestorid, ütleme USA investorid, kes nagu väärtust otsivad siis ja Euroopa investorid ka, USA ei ole see koht, kus täna olla, et mis on hästi populaarne, on need kasvuaktsiad, seal on täna taganttuur, küsimus kui kaua, et see on natukene pead rohkem võib-olla isegi inimeste psühholoogiat jälgima, kui siis nagu mingid numbrid on ja et numbrid on nagunii kallid. Siis dollar on surve all ja minu enda prognoos on ka, et ta langeb veel, et küsimus, et võib-olla see langustempo ei ole enam nii kiire, aga 5–10% paari aastaga vabalt. Dollar võib siit nagu allapoole tulla, arvestades võlakoormust ja edasi. Võib-olla see mängumuutja võib olla Prantsusmaa, et kui peaks nagu asjad käest ära minema, siis selle Euroopa keskpank peab midagi vastu tegema ja siis võib-olla hakatakse eurot nõrgendama ja siis suhteliselt dollarile nii palju kukku on. Et Leedust ja Norrast ma teile rääkisin ja meie hinnangul ka farmaatsiasektor on uue kasvu alguses. Mul on hea meel, et paljud ka seda mõtlesid meiega sarnaselt, aga kuna aeg surub paratamatult peale ja Ott tahab ka rääkida, siis ma siin nagu lõpetan ja ootan küsimusi ja küsimusi võib ka hiljem küsida, et kuidas te soovite. Aitäh, Tarmo, meil on iseenesest mikrofonid ka lahti, kui keegi tahab otse praegu küsida. Tarmolt saab ka lõpus jätkuvalt chati kirjutada, saame seal jooksvalt vastata ja lõpus vastata, nii et kui keegi soovib küsida, siis saab. Mis mul jäi vist enne ütlemata on see, ma mäletaks, ma ütlesin, et meil on järgmine veebiseminar on siis paigas, see on 15. jaanuar. Nii et saab ka selle kuupäeva endale ära märkida, siis on meil
selleks ajaks on finantsturgude väljavaade on tulnud novembris välja ja saame seda kõigi nende jaoks, kes foorumile tulla ei saa, mõtestada ja sellest ka rääkida, aga praegu küsimusi ei näe, et siis No siis te saate öelda veel ja aga anname siis praegu Otile ja Ott saab siis just välja saada. Tere hommikust kõigile ka minu poolt. Esiteks tänan sind, Tarmo, taas väga sisuka ülevaate eest ja ma võtan siit pulga üle ning põgusalt räägin korra Balti börsi hiljutistest arengutest ning seejärel juba tutvustan teile selle kvartali uuest ideede listist mõnda ideed. Kindlasti tasub ka mainida, et ideede listi ei tohiks käsitleda otseselt investeerimissoovitusena, vaid meie eesmärk on lihtsalt tutvustada mõningaid huvitavaid nimesid, mida ise seejärel edasi uurida. Aga liikudes edasi, siis põgusalt korra näitan ka meie viimase 5 aasta ideede listi ajaloolist tootlust, et kuidas seda tõlgendama peaks, on sellisena, et keskmine joon 0% juures viitab siis turutootlusele ja iga siis veerik, mis on sellest ülevalpool, tähendab seda, et meie ideede listi tootlus suutis indeksid selle võrra ületada. Ja kui veerig ulatus 0 joonest allapoole, no siis oli tarvis hakata süüdistama kas Putinit, Trumpi või muid poliitikuid. Aga naljad kõrvale jättes tasub meeles pidada, et mineviku tootlus ei garanteeri tulevikust sarnast tootlust. Ja samuti on üksikaktsiate ostmisega oluliselt kõrgem riskitase ka. Ja Balti börs on aasta alguses tõusnud pea 12% võrra ja enam on seda vedanud siis Merko Ehitus, Akola Grupp ja Tallinna Sadama kasv. Ja Akola Grupi kasv oli peamiselt tingitud siis nende linnukasvatussegmendi erakordsetest tulemustest, tulenevalt sealsest turuolukorrast, kus oli esiteks soosivad sisendhinnad, mis muutusid odavamaks ja teiselt küljelt ka siis selline üldine lihahinna tõus. Et selline kahekordne taganttuul siis viis ettevõtte EBITDA oma ajaloo teise kõige kõrgema tasemeni. Merko Ehituse osas on endiselt väga optimistlikud väljavaated seoses piirkonna kaitsetaristu väljaehitamisega. Tallinna Sadama põhiäri on näidanud juba 5. kvartalit järjest paranevaid näitajaid ja Novaturas siis vaatamata oma uutele ärialgatustele ei ole suutnud oluliselt positsiooni parandada ning Baltic Horizon endiselt vaevleb siis ebasoodsate turutingimuste käes ja kalli rahastamiskulude käes. Ja nüüd edasi Põhjamaade investeerimisideede juurde ja siin suuresti Kepler-Chevreux nõustub ka Tarmo Tanilise öelduga, et me oleme siin välja valinud nimelt 2 Norra aktsiat ja esimene neist on siis TOF. Ja TOF on sisuliselt opereerib samas sektoris, mis Subsea7, mis on Kepler-Chevreux pikaajaline selline lemmikaktsia olnud. Ja mis ta teeb, on siis ta teostab veealuseid ehitus- ja hooldustöid just nafta, gaasi ja taastuvenergia projektides. Ja ettevõte omab ja juhib selliseid spetsiaalseid laevu ja nende laevade eesmärk on siis sisuliselt toetada nafta puurimisplatvorme, pakuvad neile erinevaid pukseerimisteenuseid, veavad varustust nii merele kui ka maale ja nii edasi. Ja nad samuti kavandavad ja juhivaid keerukaid meretööprojekte algusest lõpuni ja siis töötavad välja erinevaid lahendusi veealusele infrastruktuuri ehitamisele. Ja ettevõttel on siis väga pikaajaline positiivne suhe selliste suurte naftagigantidega nagu Petrobras Brasiilias, Eni Itaalias ja ExxonMobil. Ja see annab neile konkurentsieelise, sest et 25-aastane eelnev kogemus on teinud neist väga tugeva koostööpartneri. Ja miks me räägime siin edukast kannapöördest on see, et 2023. aastal ettevõte läbis restruktureerimise ja tegelikult juba aasta hiljem nad omandasid Maerski siis ühe ettevõtte
ja see andis neile siis suurema mastaabi ja globaalse siis jalajälje. Ja ütleme siis nii, et viimasel ajal on olnud väga positiivsed arengut just ettevõtte uute tellimuste osas, millest ma räägin hiljem ka kohe lähemalt. Ja Kepler Cheuvreux on andnud ostusoovituse koos 140 Norra krooni hinnasihiga. Ja nüüd edasi liikudes siis neil on laevastik, mis koosneb 65 laevast ja selle turuväärtus on 4,2 miljardit USA dollarit ja kohe räägin sellest täpsemalt ka, miks see oluline on. Ja ütleme nii, et nende üheks eeliseks on see, et kuna TOF tegutseb peamiselt päevamäära põhiselt, siis see tähendab seda, et selline lepingu teostamise või ülekulurisk on üsna väike, et päevamääraga lepingutes siis klient maksab fikseeritud summa iga tööpäeva eest, olenemata projekti kestusest või turuhindade kõikumisest ja see siis pakub etteaimatavat tulu ja vähendab kahjumi võimalust. Jällegi siis pakuvad terviklahendusi ja neil on head suhted suurte naftamängijatega, mis on neile kindlasti eeliseks. Kui me räägime siin võla arengust, et umbes 10 aastat tagasi ettevõte väga agressiivselt laiendas oma laevastikku ja sellega kaasnes ka väga suur võlakoormus. Ja paraku siis hakkasid järjest tulema igast erinevad vastutuuled ja naftahinnad ei olnud soosivad, mistõttu kas lõpetati projekte või üldse oli vähem tellimusi ja siis lõpuks küündis juba selle koroonakriisiga, kus üldse naftahind oli olematult väike ja see siis kombinatsioon kõrgest võimendusest ja madalatest uutest lepingutest lõpuks siis tähendas seda, et aktsionärid likvideeriti ja võlausaldajad muutusid sisuliselt uuteks aktsionärideks. Aga nagu juba eelnevalt mainisin, siis ettevõte suutis väga kiiresti ennast restruktureerida ja juba aasta hiljem siis tegi sellise väga, väga tugeva omandamise. Aga korra vaadates nende siis tegemata tööde või uute tellimuste mahtu, siis väga järsult on uued tellimused kasvanud ja juba eelmise kvartali lõpuseisuga küündis 4,2 miljardi USA dollarini. Ja enamik neist moodustavadki just need esimese taseme kliendid nagu Petrobras, Equinor ja nii edasi, teised suured naftamängijad. Ja tänu siis nendele hiljutistele arengutele, nende uutes lepingutes, nende müügituli eesmärk, mis on umbes 2 miljardit USA dollarit selleks aastaks, on vägagi käegakatsutav. Samuti on nad oma EBITDA eesmärgini ilusti liikumas ja seetõttu nad on alustanud taas kvartaalsete dividendide maksmist ning meie koostööpartner Kepler Cheuvreux näeb ette, et sel aastal maksavad 0,9 USA dollarit dividende ja praeguse hinna juures pakuks umbes 9% tootlust ja tulevasel aastal juba siis 13% tootlust. Ja liikudes edasi meie järgmise nime juurde, mis on Yara. Esialgu siis oli ettevõtte nimi Norsk Hydro ja Yara on selle siis üks spin-off ja ettevõtte on üle 100 aasta vana, maailma esimene lämmastikväetist tootev ettevõtte ja siis Norra valitsus on selline strateegiline investor seal. Ja täna on nad siis suurima lisandväärtusega väetise siis tootja. Mida see tähendab, on sisuliselt see, et erinevad paljudest konkurentidest nad ei müü siis ainult sellist commodity või toorme tooteid, vaid nad pakuvad päris palju lisandväärtust ja sellest ma räägin kohe täpsemalt ka. Aga sisuliselt arvestades nende väga atraktiivset hinnataset täna, mis on EV/EBITDA 4 ja PE-kordaja vaid 10, siis võttes arvesse ka hiljutisi arenguid väetiseturul üldiselt, on Kepler Cheuvreux üsna optimistlik ja on andnud ostasoovituse koos 410 Norra krooni hinnasihiga. Ja peamised riskid ettevõttel on siis lämmastik või väetise turu
hindade liikumine ebasoodsas suunas ja volatiilsed gaasihinnad aga samas teisest küljelt ütleks, et Yara pigem on selle gaasihindade kõikumise osas turul väga hästi positsioneeritud ja on neile ka konkurentsieeliseks, millest ma kohe täpsemalt räägin. Aga kui vaadata Yara siis ettevõtte profiili, et nad on tõesti globaalse jalajäljega ettevõte, et nad on igal mandril esindatud, muidugi välja arvata, et siis Antarktika, sest pingviinide siis põllumajandustase võib-olla ei ole veel sinna jõudnud, kus neil oleks vaja, aga kui kunagi jõuavad sinna, siis ma usun, et Yara on just see õige mängija, kes ka selle turu võidab. Aga lämmastikväetised on väga olulist ja just Euroopas, mis on ka Yara siis kõige tähtsam turg, et 35% müügitulust tuleb just euroalalt ja see on selle tõttu, et Euroopas, kui üldse lämmastikväetist ei kasutatakse, siis saagikus langeks kuni 60% võrra Kepler Chevreux hinnangul. Ja see on just sellepärast, et tulenevalt mõndadest geograafilistest eripäradest, näiteks meie sellised märjad ja külmad talved, pluss siis üldiselt Euroopas kõige populaarsemalt kultuurid on just erinevad teraviljad ja kartul, mis on väga siis lämmastikuintensiivsed. Ja samuti üks põhjus, miks Euroopa on väga oluline turg, on ka see, et kuna meil on üsna vähe siis haritavat maad, arvestades elanikkonna suurust, siis lihtsalt puhtalt sellepärast on see saagikuse eesmärk kõrgem kui mujal maailmas ja seetõttu kasutatakse ka rohkem väetist. Ja samuti on siis lähedus lõppkliendile väga oluline selles sektoris, sellepärast siis USAs ongi peamiselt sellised kohalikud mängijad pigem levinud ja Aasias on siis Hiina selline juhtiv positsioon. Aga teisest küljelt tulenevalt 10 aasta tagustest omandamistest on Yara väga esindatud just Lõuna-Ameerikas ja see regioon moodustab 33% nende müügitulust. Ja kui siin on palju teksti küll, aga ma võtan põgusalt kokku, et mida siis Yara täpsemalt toodab ja sisuliselt müüakse üldiselt siis sellised kompleksväetisi, mis on kombinatsioon lämmastikust, fosforist ja kaaliumist ja siis selle lühend on NPK tulenevalt ingliskeelsest nimetusest ja sisuliselt need väetised on siis kohandatud erinevate siis suhtarvudega vastavalt konkreetsete kultuuride ja muldade vajadusele. Ja Yara siis toodab esiteks sellist füüsiliselt segatud NPK-d, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et võetaksegi iga erineva keemilise ühendi graanulid ja pannakse ühte patta vastavalt siis mingitele kultuuride vajadustele. Aga see, kus Yara just silma paistab, on nende võimekus toota siis sellist keemilist ühendatud väetist ja mis selle eelis on see, et kui sa keemiliselt ühendad need kolm elementi kokku, siis sul on palju parem täpsus väetisel. Ehk et kui me räägime näiteks Euroopa turust, kus on väga oluline just see ekstreemne täpsus tulenevalt meie haritava maa vähesusest, siis iga siis väetise puistamine loeb väga palju. Ja teistel konkurentidel väga ei ole sellist tootmisvõimekust, sest et see on väga kallis ja keeruline protsess. Ja lisaks nad toodavad ka AdBlue'd, mis on siis diisli kütuse lisand ja see aitab põllumeestel siis vähendada heitmeid ja aitab siis vastata erinevatele regulatsioonidele. Ja üks oluline faktor siis Yara jaoks on just viljahindade liikumine, turuhind siis, et see määrab suuresti nõudluse poole, et kui viljahindad on kõrgemad maailmaturul, siis on põllumeestel ka rohkem motivatsiooni, rohkem väetist kasutada ja seda kõrgemat saagikust sihtida. Ja mis ma veel oskan öelda, on nende peamine sisehind, mis on siis maagaas, et lämmastikväetist peamiselt saadakse siis läbi lämmastiku, ehk mis võetakse õhust ja vesiniku, mis tuleb siis maagaasist ühendamisel ja siis selline peamine nagu sisending ongi just maagaas.
Ja siin vasakul on 2 graafikut välja toodud, et see ülemine graafik näitab sisuliselt see sinine joon on siis Yara enda keskmine nagu müügihind oma väetistoodete osas ja alumine joon on siis selline üldine toormeturu hind ja nagu näha, siis nende väga spetsiaalse positsioneerimise pärast on neil võimalik turuhinnast oluliselt kõrgemat preemiat küsida. Ja täna on siis lämmastikuturud taastumisfaasis. Kepler Chevron on optimistlik ning näeb, et klaas on rohkem pool vett täis kui pool vett tühi. Ja pikaajaliselt samuti on sektor väga atraktiivne ja just sellepärast, et nagu siin alumisel graafikul on näha, et populatsioon kasvab eksponentsiaalselt, aga samaaegselt siis haritav maa sama kiiresti ka väheneb. Et tulevikus siis see sektor peab väga palju innoveerima, et aina kasvavat elanikkonda siis toita. Ja samuti nagu mainisin, miks Yara võib olla nagu teistest konkurentidest nagu atraktiivsem just selle maagaasi hinna volatiilsuse osas on sellepärast, et nad suudavad kuni 70% oma lõpptoodangust toota ilma Euroopa gaasita. Ja see on tänu nende siis sellisele huvitavale või konkurentsieelisele just ammoniaagi kaubanduses, et neil, kuna nemad on siis peamised vahendajad maailmaturul, kes siis transpordivad ammoniaaki, neil on selline nagu eelisjärjekorra nagu positsioon äkki või niimoodi öelda. Ja see suurendab siis nende paindlikkust, et kui Euroopas gaasi hinnad peaksid järjelt tõusma, nad saavad siis rohkem tulenevalt ka nende tehastest mujal maailmas lasta siis väetist tuua mujalt maailmast ja toota siis näiteks Lõuna-Ameerikas ja lasta laevadega tuua Euroopasse. Aga viimasel ajal on maagaasi hinnad Euroopas vähemalt praeguste prognooside osas liikumas paremuse poole ja see pakub tagantult ettevõtte tulemuste jaoks. Ja jällegi tasub mainida, ettevõtte globaalne jalajälg ja mastaap on kindlasti väga suur eelis neile. Ja nüüd ettevõtte keskendub dividendile. Aga sellega minu esitlus lõpeb ja aitäh kuulamast. Tuleme valmis küsimusi vastu võtma. Ja, ootame küsimusi. Ma nii kaua seda mainin võib-olla, et kui ma siin ütlesin, et 15. jaanuar kohtume taas ja siis juba linn lumine, et me siin arutame, kas seda võiks teha. Me oleme kolinud uude majja, me saame siin ligi 80 inimest korraga vastu võtta, et võib-olla siis teha seda sellised viisid, et need, kes soovivad kohale tulla ja võib-olla pärast ka Tarmolt ja Jotilt küsida, siis saab seda koha peal teha ja teised saavad siis ikkagi üle Teamsi ka seda kuulata. Nii et kui selles osas on mingid tagasisidet, siis võtame selle vastu. Aga Marek küsib, Tarmo seest on ennekõike sulle, et podcasti kohta, et kas mõne tänastest aktsiateedest virtuaalportfelli ka võtaks? Ei välista selles mõttes, et kes on nagu jälginud meie virtuaalportfelli, siis nad on kasvuaktsiate poole kaldu, et meil oleks vaja dividendi asju ja see, mis nagu Ott nagu rääkis, et aga mul ei ole kahjuks nagu aega olnud sisse vaadata, et räägin, arutame Meelisega, aga ei välista, jah. Selle Kepleri kohta ma tean, küllap Ott on rääkinud, et tegelikult Kepleril on vist ligi 1000 ettevõtet on ju Euroopas kuskilt, ma mäletan. Või ühesõnaga see valik on nagu väga-väga suur, et kuidas jõutakse nende parimate ideedeni, et see ei ole 10-2, vaid tegelikult on väga suurest. Küsitakse ka Norra krooni väljavaadet euro vastu, et kindlasti Voorumil, ütleme siis Art Resberg Marketsist, selleks ta kirjutab materjali nagu valmis, et kes iga päev jälgib valuutakursse ja rohkem kui mina. Aga ma jälgin lihtsalt nagu üle tsükli, et ta on ajalooliselt täna kõige nõrgem ja üks nõrkuse põhjus on see, et naftahinnad on nii all, et väga palju nagu mõjutanud. Samas ütleme enamus maailma riike on täna hädas ju võlakoormusega. Norra on üks vähesed, kellel on raha kõvasti ja neil on Norra naftafond, mis nagu vajadusel nagu aitab, et fundamentaalselt on Norra väga hästi esindatud, lihtsalt ma arvan, et naftakurss täna mõjutab. Kaitsetööstus Tarmo ka. Tarmo küsib sinult, Tarmo. No seda väga palju küsitud ja on ka etteheidetud, et mis me virtuaalportfellis seda sees ja nüüd ei saa öelda, meil on mingid USA-põhised asjad, mis on väiksemad kindlasti nagu väga suure volatiilsusega, ärge nüüd kõiki neid nagu enda portfelli võtke ja kui võtate, siis nagu mõistlikus koguses, aga
aga need staarid on olnud ja kui me vaatame, kas Euroopast nagu saab eeskätt nagu Rheinmetall, kes on nagu siin, ma siin materjali kokku panen, siis viimase 5 aastaga Rheinmetall on tõusnud 25 korda. No mõelge natuke nende tõusude peale, et 25 korda ja see ei ole nagu väike ettevõte, et see eeldab, et selline ideaalstsenaarium jätkub nagu edasi, et kui Ukraina sõda saab ühel hetkel läbi, loomulikult oleks hea, kui võimalikult ruttu, siis emotsionaalselt pigem kaitsetööstuse aktsiad nagu kukuvad, samas laovarud on nagu tühjad ja Venemaa siit nagu kuhugi ära ei kao, et kindlasti sinna investeeringud on nagu vaja teha, aga mulle personaalselt ei meeldi osta buumivaid asju, et ma pigem vaatan nagu sinna poole, kus on nagu see investorid nagu eemale läinud nagu Varmaatsia täna on. Jaapan, hea küsimus ka, et ma ei ole nii põhjalikult ise vaadanud, Pahvet ostab jaekaubandusasju, talle meeldivad need suured konglomeraadid, kes suudavad hinnatõusu nagu edasi kanda tarbijatele. Uhtamägi kohta ma ei oska rääkida, ma ei tea, kas sa, Ott, oled seda jälginud, et ma ei ole nüüd eraldi nagu vaadanud. Ei ole kursis. Peab nagu vaatama natukene, kas on nagu ettevõttepõhised probleemid või on nagu sektori probleemid, iseenesest ettevõtte on ju korralik ja oli siin mingi aeg tagasi ka päris kõva tegija. Jah, kas AI ringtehingud Nvidia, AMD, OpenAI, Nvidia, Intel vahel ei meenuta dotcomi lõppfaasi? Minule kindlasti meenutab, Meelisele võib-olla natuke vähem, kelle ma koos podcasti teen, aga seal on mitte ainult need ringtehingud, aga väga paljud asjad, mis ma teile täna ka rääkisin, et need samad Pahveti raha osakaalud, ütleme siis sama Schilleri asi, väga palju asju meenutab mulle dotcomi, et sellepärast nagu ettevaatlik olengi, et millal Soome hakkab tõusma, Soome on hakanud juba tõusma, Soome on sellel aastal tõusnud, kui ma viimati vaatasin, 19% oli aasta algusest, ta oli Euroopa börsidel paremuselt 4, et ta oli nagu päris hea. Aga seal on, ma mäletan, kui me viimane kord tegime seda Focuse aktsiat, siis küsiti Neste kohta, et kas üldse lootust, et on tõusma hakanud, siis maksis Neste 7 eurot, ta käis vahepeal siin 17 lähedal ka ära, ja seal on mitmed asjad, mis on tegelikult paremaks hakanud minema. Ma arvan, see tõus juba on alanud. AI koha pealt mõtleme, olin siin mõned nädalad tagasi Nordic Business Forumil, seal oli sellise innovatsioonigraafik, mis rääkis ka sellest, et algul innovatsioon tuleb, ootused lähevad väga-väga kõrgeks, siis sa pettud ja siis tuleb innovatsioon päriselt. Ma arvan, me võib-olla siin ka AI poole pealt näeme seda, et seda eufooriat on hästi palju. Inimesed kahtle, et see muudab maailma, aga see, mis see finantsturgudel, et hea asi võib olla ka liiga kallis mingi hetk, et see on oluline. Kui palju raha võiks USA tehnoloogiasektori tagasitõmbe jaoks varuda? Ma arvan, see on väga personaalne, et lihtsalt ajalugu on näidanud ka, et lõppkokkuvõttes on olulisem mitte nagu turu ajastamine, aga turul oldud aeg, aga lihtsalt mingitel hetkedel need hinnatasemed lähevad nagu kosmosesse, et mis me siin ise teeme, me ka enda klientide portfellis me juppaaval ju vähendame USA osakaalus, sest sa ei tea, sa müüd tugevust, ostad nõrkust, et me oleme seda tehnoloogia tugevust müünud ja Varmaatsiat nüüd nagu nõrkuselt ostma hakanud ja viimane kord ostsime ju Põhjamaid, et me teeme seda samm-sammult. Kas Uniper võib tõusta, et pole ka nüüd eraldi jälginud, sõltub rohkem nagu ehitussektorist, ma arvan. India kohta on küsimus, Tarmo, siin enne veel, et sa Indiast alles hiljuti ka rääkisid. Kas see Indiat, loe ette, ma ei pane seda tähele, kus ta on. Kas me oleme teinud analüüsi India turule, et mis on arvamuspotentsiaalist, vaatad portfelliaaluse seminaril sa ka Indiast ka? Jah, okei, nägin jah. Eks me analüüsime kõike, et võib-olla selle Aasia regiooniga on üldse kõige keerulisem, et Hiinat me ei ole tahtnud väga nagu poliitilistel põhjustel osta, Brasiilia on fundamentaalselt nendest kõige nagu odavam, see on ka nagu pigem poliitiline risk, Indiast tuleb, ma ei hakka võib-olla kõike siin teile ära rääkima, et oleks nagu põnevam seda foorumi materjali ka lugeda, et seal on Indiast eraldi lugu, aga India põhihäda täna on tollid, et Trump on pannud neile 50% tollid, et see on nagu teeb kõige rohkem nagu haiget ja kui ma siin näitasin, et USAs on see Schilleri suhtarv 40, siis India on 35, et see on kvaliteetselt teine ja suhteliselt nagu keeruline täna. Kas Hiina turg võiks teha nii suurt tõusu, kui USA on teinud, kui Hiina asuks geograafiliselt USAs ja oleks USA valitsus, siis kindlasti, lihtsalt minu jaoks on nagu keeruline
sama poliitiline pool, et noh, täna on lihtsalt niimoodi, et investorid on sellest poliitilist riskist nagu mööda vaadanud ja noh, kuna need hinnatasemed on kordades odavamad USA-ga võrreldes, siis nad on neid nagu ostnud, on ju. Ja valitsus ka nagu toetab, et mis ma nagu täna ütlesin, aga noh, fundamentaalselt jah, muidugi võiks, aga lihtsalt see poliitiline faktor teeb selle keeruliseks, on ju. Sa kunagi ei tea, kuidas nagu otsustatakse midagi ümber. Ahti küsib siin Ignitise kohta ja Harju Elektrit võib-olla sulle. Ma tegelikult ise tahtsin, et sa rääkisid 2 nimest täna, aga kui sa vaatad Ignitist, Harju Elektrit vist me küll ei analüüsi, aga kui sa saad vastata Ignitise kohta, aga ka laiemalt võib-olla Balti ettevõtted, mida sina jälgid, kus on täna suurimad võimalused ja suurimad riskid, natuke seda koduturgu meil avada lisaks Ignitise kommentaarid. Noh, seoses sellest börsilt äraviimisele, et selle osas me ütleks, et pigem see ei ole teostatav, arvestades Ignitise enda investeerimisplaan, et ettevõte on väga oluliselt, väga strateegiliselt oluline investeerimisplaan just riigi julgeoleku vaatest ja kuna valitsusel ei ole seda raha ettevõtet välja osta, ei ole selleks tegelikult nagu otsest nagu eesmärki ka, siis me peame seda väga vähe tõenäoliseks. Aga meil on Ignitisel on 34 eurone hinnasiht ja ostasoovitus, et me leiame, et ettevõte on väga alahinnatud. Kindlasti ma usun, et ei saa muidugi pead anda, aga kui selline suur likviidsusvoog tekib turule, siis võib-olla tõesti võiks Ignitis sellest kasu lõigata, aga täna meie 14 kaetava ettevõtte seas on meil ainult 2 ostasoovitust, et mõlemad on siis Leedu turult just, et üks ongi Ignitis ja teine on Akola Grupp, kellest ma just põgusalt ka rääkisin, et kes on olnud väga suur tõusja. Et see on meie nägevus ja tõesti Harju Elektrit me kahjuks ei kata ja selle kohta ei oska kaasa rääkida. Aga nii palju, kui mina olen kokku puutunud ka Harju Elektri kohta võib-olla, et ja ta ei ole ainukene aktsia siin kohalikul turul, et mis me näeme on ikkagi mitte niivõrd ettevõtte fundamentaalnäitajad, vaid ikkagi puhas nagu nõudluse pool investorite poolelt. Et see täna on selline, kus investorid ei ole nii agarad, nagu nad kunagi olid ja kutselisi investorid turul sisuliselt ei ole, eks ole, pensionifondid mõned välja. Et see kindlasti, rääkides ettevõtete juhtidega siin, siis see murekoht nende jaoks ka, et eks see elu näitab, kas ja kellel on õigus, aga et seda väärtust ettevõtetes on, aga et see aktsiahind seda peegeldaks, on väga raske ettevõttel endal ka teinekord midagi selleks teha. Ehk siis puhas nii-öelda investor nõudluse arendamine on koduturu väljakutse täna. Tarmo, sa tahtsid midagi? Ja ma see kõige nõus, mis Andres rääkis, lisaks võib-olla natuke nagu keerulisemad ajad Skeletoniga seoses ka, et paljud nagu on seda ostnud Skeletoni pärast on natuke raskemad ajad, aga ma arvan, et see ei ole nagu peamine mitte ainult nagu Harju Elektri, aga väga paljud teised ka, et ei ole nagu ostjaskonda, et kui me oleksime nagu, ma ei tea, noteeritud kas või Rootsi turul on ja oleks hoopis teised hinnatasemed on, et see on nagu põhimure, millega peame nagu tegelema. Jah, aga siin ei olegi lihtsalt lahendusi, olgem ausad, et siia suuri investorid nagu naljalt ei tule, sest lihtsalt likviidsust ei ole ja kohalikud investorid niimoodi ärkavad hooti. Aga väga palju häid küsimusi, et siin üks vahele, ma ei teaks, Pfister Corpi, sa tead, Tarmo, oskad sellest midagi rääkida? No see peaks ka olema see energia asi, et see on nii palju tõusnud, ma ei ole, ütleme, me ei saa nagu, see natuke nagu podcast, et siin tuleb väga palju küsimusi inimestest, kellel on enda mingid aktsiad, me ju kõiki ei jõua Meelisega nagu jälgida, me ei ole Meelisega nüüd aktsiaanalüütikud nagu ette, et me ei saa ka nüüd soovitust niimoodi jagada, et siin ma ei saa nagu ei ega jaa öelda. NIO kohta samamoodi, et kas tõesti teeb, võib teha, et me siiamaani virtuaalportfide suurim kaotaja meil üldse NIO olnud on, et 40%, aga siis Meelis ostis ta nagu teist korda tagasi, kuna tehniliselt on momentum paremaks läinud, pluss ütleme nagu numbrid on natuke paremaks läinud, aga see on nii spekulatiivne, et NIO on maksnud ka $60 ja ta on maksnud ka $3, et kindlasti potentsiaali on, aga riske on ka omajagu. Aga lähme NIO-st kohe nagu spektrumi teise poolde, kuld, Tarmo, ma küsin ise, et kuld on nagu nii metsiku sõidu läbi teinud, et mis edasi peab saama, et kuld veel? Samas ütleme, ma küsin nii, et kuld pakuks suhteliselt, mitte absoluudis, vaid suhteliselt head tootlust võrreldes alternatiividega, on need võlakirjade aktsiad, mis peaks juhtuma?
Noh, ma arvan, kõige rohkem peaks ütleme, peame sinna tulema, et miks kuld on nii palju tõusnud, et ühelt poolt see geopoliitilised asjad on nagu piisavalt keerulised, ütleme esimene, kui geopoliitika läheks nagu paremaks, ma ei tea, Ukraina sõda ka siin nagu lõpeks ära, siis see nagu kullale üle hea. Kui intressimäärad peaksid nagu üles minema, siis tekivad kullale konkurents deposite pealt, see ei oleks kullale hea, aga täna pigem tulevad intressimäärad nagu allapoole ja geopoliitiliselt nagu ei ole asjad hästi. Ja aga siin on ka ju minust targemad rääkinud, et kuld võib minna 5000 peale, kui Trump saab siis oma tahtmise ja tulevad, ütleme, tema sõbralik keskpanga juht, et siis on prognoositud, et dollar läheb 5000 peale. Täna ta on siis natukene 4000. Aga meie Meelisega eile arutasime, et äkki peaks kulla vasti ära müüma, ta on meil nii-öelda vaate nimekirjas, nagu ma ütlesin, et mulle ei meeldi buumivad asjad, et need on natuke liiga palju nagu kuuma raha sees, aga erinevalt, ütleme siis võib-olla sellest tehisintellektist, seal on täna reaalne nagu surve taga on, mis ütleme, need on need peamised põhjused on ju. Tehisintellektil on lihtsalt väga palju need investeeringud tulnud andmekeskustesse, aga need samad, mis küsimus ka tuli, et väga palju on juba sellised nagu ringinvesteeringud, et kui palju siis nagu reaalselt nagu hakkab aitama, aga ma arvan peamine jah, et kui USA hakkab intressi veel kiiremini alla tooma, et siis kuld läheb veel. Aga meie portfelli all siis ju kulda küll mitte Kuld on väga palju sees. hoiame ja siin võib-olla peale seda tõus, aga ma olen näinud, mitmed USA pangad ka räägivad sellest, et võib-olla see on sellepärast, et täna on nii hästi läinud, et kas kuld peaks ka olema portfelli strateegia osa, mis iganes. Siin on väga palju on räägitud ja seda ka, et ütleme aastad tagasi siin õpikutarkus oli tasakaalu portfelli, keegi tegi, et 60% oli sul aktsiad ja 40% oli võlakirjad, et täna on ka räägitud, et ütleme, need aktsiad on endiselt 60%, aga võib-olla siis 20% ulatuses enam võib-olla ei olegi mõistlik hoida nagu võlakirja, aga hoopis võib-olla kulda, võib-olla 20% on nagu palju, aga need samad riikide võlakoormuste mured, Prantsusmaal on seesama USA ise on ja investorid otsivad siis turvasadamat, et miks võib-olla see kuld seal ka on ju. Just. Aga väga palju häid küsimusi, aitäh kõigile, et kui on tagasisidet, ettepanekuid järgmiseks korraks, siis saab kirjutada meile privaatpangandused Swedbank või läbi halduri või kes meie emaili suudab siin tuvastada ees.perekonnanimi @swedbank.ee, siis saab ka meile otse kirjutada ja 15. jaanuar siis kohtume taas ja vaatame, mis vahepeal turgudel on juhtunud. Igav ei hakka, see on kindel, nii et aitäh Tarmole ja Otile ja kõigile osalejatele. Aitäh kõigile.